No nii, me jätkame siis, ma tean, et kõige kiirem viis inimesi saali tagasi saada on see, et kui me hakkame siin rääkima, nad tunnevad, et millestki olulisest jäävad ilma, siis nad kohe krõbinalisi tulevad, nii et see kell on nüüd natukene ajast üle läinud, aga mitte niivõrd palju, nii et ma annan siit sõnajärje nüüd üle järgmisele paneelile ja selle viib läbi siis Jeesus. Ma tulen, vaatan kohe... Mina viin läbi. Vaatan kohe nime pealt, mul on kõige lihtsam mitte siin peenis kirjas otsida. Hedi Lutterus Justiits- ja Digiministeeriumist ja ta tutvustab siis ka inimesi, kellega ta selle paneeli täpselt läbi viib. Nii et ole hea. Aitäh. Tõepoolest, nüüd on siis aeg meie tänaseks esimeseks paneeliks, kus võtame ette ühe konkreetsema ja elulise valdkonna, nimelt siis joobeseisundi kontrolli küsimuse ja arutame siis läbi, millised probleemid siin on ja millega peaks siin tööandja arvestama. Teema on iseenesest selline, et puudutab vähemal või rohkemal määral kõiki tööandjaid ja kuigi me võib-olla niipidi sageli ei mõtle, siis töötajatena võib see meid ka kõiki mingis olukorras puudutada. Aga tulles siis tänase paneelis osalejate juurde, siis loodan, et kaetud on erinevad vaatenurgad, alustades siit kohe oma vasakult, siis Anni Vilde Tööinspektsioonist, üldosakonna juhataja, sealt edasi Jaana Sahk-Labi Andmekaitse Inspektsioonist, Euroopa koostöö ja õiguse valdkonna juht. Tere! Tema kõrval siis Eva Põldis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist, töösuhete ja töökeskkonna osakonnast, töökeskkonna juht. Tere! Ja kuigi siin nüüd siis on 3 riigi esindajat, on meil siiski ka üks ettevõtjate esindaja, nii et 3-1. Ingmar, sa pead siis seda rohkem sõna võtma ja seda jõulisemalt ennast väljendama, et nii et Ingmar Roos, Lux Express juhatuse liige. Tere! Aga siiski ka rõhutan, et olen endine lapsametnik, et oskan suhestuda ka ametnike seltskonnas. Väga hea. Ja mina olen siis Hedi Lutterus, nagu juba öeldi, Justiits- ja Digiministeeriumist, õiguspoliitika asekantsler, ka riigi esindaja, aga täna üritan siis siin sellist neutraalsemat rolli hoida. Aga tulles selle teema juurde, siis ma kõigepealt tegelikult tahaksin aru saada, miks me sellest üldse räägime, mis see probleem siin on ja selle koha pealt vaatan siin just nende järelevalveasutuste poole peale, et Jaana ja Anni, võib-olla Jaana tahad alustada, et mis see probleem on, kes teie poole pöörduvad, mis küsimustega, miks me peaksime sellest üldse rääkima? Ma siis teen otsa lahti ja alustan siis sellest, et AKI vaatevälja jõudis see probleem läbi tööandjate, läbi nendepoolsete pöördumiste, selgitustaotlustega, et kuidas nad siis peaksid asju tegema. Ja mis see taust on? Taust on siis see, et töötervishoiu ja tööohutuse seadus paneb tööandjale kohustuse kõrvaldada töölt siis joobeseisundis olev isik. Ja loomulikult teatud erialade puhul on see ka selline väga oluline kohustus, mille täitmisest oleme me siis ühiskondlikult kõik laiemalt huvitatud, nagu näiteks kui me räägime bussijuhtidest ja muudest transpordivaldkonna töötajatest. Nüüd probleem meie jaoks seisneb selles, et joobeseisund on isikuandmete kaitse üldmääruse alusel terviseandmestik. Ja terviseandmed on üks nendest andmetest, mis siis kuuluvad eriliigiliste andmete hulka. Siin Mari-Liis oma eelmises presentatsioonis mainis biomeetriat, aga siis eriliigiliste andmete hulka kuuluvad ka terviseandmed ja veel mõned sellised vähe tundlikumad andmed isikute kohta. Ja miks see oluline on? Oluline on see sellepärast, et eriliigilistele andmetele kohaldub selline eriline kaitsemehhanism, neid peetakse eriti tundlikeks. Ja kui me vaatame seda ICÜM-i regulatsiooni, siis tegelikult esimene eeldus on see, et eriliigiliste andmete töötlemine on üldse keelatud. Ja seejärel on seal siis mõned välistused, millisel juhul on neid võimalik töödelda.
Ja kui me nüüd vaatame seda tänast regulatsiooni, IKÜM tegelikult sätestab ka need nõuded, millised peaksid olema need õigusnormid, mis siis reguleerivad nende eriliigiliste andmete töötlemist. Ja kui me vaatame tänast siis Eesti õiguskorda, siis ega meil seal head lahendust, kuidas siis tööandjad saaksid lihtsalt ja paindlikult seda joobeseisundit tuvastada ei ole. Et täna on siis põhimõtteliselt niimoodi, et tuleb siis saata töötaja kas siis töötervishoiuteenuse osutaja juurde, kellel on õigus siis seda kontrolli teha, või siis tuleb siis organiseerida siis selle töötervishoiuteenuse osutaja asutusse siis koha peale. Et see on võib-olla selline raamistus seal taga. Küsin lihtsalt kiirelt juurde, on teil palju pöördumisi? Tunnetuslikult? No neid mingil hetkel ikka oli, ma kahjuks arvu ei oska öelda, aga kuna see tekitas sellist ka ühiskondlikku arutelu, siis ta oma olemuselt on oluline teema, millest rääkida. Aga Anni, küsin sinu käest ka, et kas see, mida Jaana välja tõi, kas need küsimused on sarnasel kujul ka teie töölaual või on teil mingisugust teisest aspektist need küsimused tõusetunud? On sarnasust loomulikult, aga on erinevust ka, sest et meile tuleb väga palju, esitatakse küsimusi just töötajate poolt, et töötajad küsivadki, et aga kas tööandja võib seda teha, kas ta võib mind puhuma panna, no mis on minu õigused, et kui ma esialgu ise arvasin, et tööandjad helistavad, et nendel on hall ala, et mida ma teha võin, siis tegelikult tuleb välja, et tööandjatel on isegi rohkem teada, aga töötajatel on see suurim mure, et need on ju minu isikuandmed, et mis tööandja nendega edasi teeb, et nad pöörduvad, neid pöördumisi on töötajate poolt ja töövaidluseid on ka. Et töövaidlused, ma vaatasin, et kui lähiminevikus, siis ütleme aasta tagasi 2025, mis on registreeritud, on 9 siis töövaidlust, kus vaieldakse siis joobe üle. Ja tegelikult mitte selle üle, et kas me oleme joobes, vaid selle üle, kas tööandja tegi kõik oma tegevused korrektselt ära ja mina siis, kes iganes, mitte mina, aga kes iganes seal joobes oli, et kas tema siis ka omalt poolt tegi õigesti neid, et seda siis vaieldakse meie juures palju. Aga Ingmar, tulles siia siis päriselulise näite juurde, et kuidas sa arvad, kas teil on asjad korras sellega? Ma selle hetkeni, kui mind sinna paneeli kutsuti, uskusin, et meil on kõik väga korras. Ma usun siiralt, et meil on korras asjad sellega, et bussijuhid istuvad rooli kaine peaga ja püsivad seal roolis kaine peaga. Selle poolega on meil korras. Aga ilmselge on see, et bussijuht, ma ei tea, mis see nagu termin on äkki siis mingisugune suurema ohukandja või et ühiskondlik ootus on sellest poolt nagu väga suur ja kaine mõistus ka, eks ole, et kõik bussi peale astume, tahame olla kindlad selles mõttes, et see toimib, see teenus selliselt, et juht on kaine, ohutuse arvelt mingisuguseid riske ei võeta. Aga pean ütlema jah, et natukene see paneeli kutse pani aru saama nagu puuga pähe, et see bürokraatia, et viia nüüd see ühiskondlik ootus ja tegelikult see kontrolli teostamise protseduuriline, seaduslik ja proportsionaalsus, kõik see tasakaalu, et see on üks õudselt suur elevant, mida süüa. Aga äkki sa lihtsalt lühidalt kirjeldad, et kuidas teie olete kogu selle joobekontrolli oma ettevõttes lahendanud? Saame hakata kohe sinu libed ees, et ma lahkama. Sain aru, et tegelikult kõiksugused tööandja, et pigem nagu lähtu sellest, et tööandjavoolne kontroll on üsna tõenäoliselt seadusevastane ja nüüd ma siis kõigi ees ütlen ära, eks ole, mida me kõik valesti teeme, et ei tea, kes ma tahan. Aga tegelikult, kuidas me seda teeme, on sellised, et me teeme pistelisi ootamatuid kontrollreide oma ööbimiskohtadesse. Et meil on Eesti liinivõrgus 9 punkti, kus me liine alustame. Peaaegu kõikides nendes on ka ettevõtte poolt tagatud ööbimiskohad ja siis me rõhume sellele nii-öelda üllatusmomendile, pistelisusele. Ja väga raske südame või niimoodi ärevusega ütlen välja, väga kerge niisugune ebausklik ei ole, et ära sõnumise osas, aga selles osas ma olen ikka veendunud, et meil on asjad hästi olnud, meil ei ole olnud kuidagi ühtegi juhtumit sellist ettevõttes, kus me oleksime roolist purjusjuhi kätte saanud, kus politsei oleks purjusjuhi kätte saanud.
et 5 aasta tagune juhtum Leedust on, kus teine bussijuht, kes kaasas oli jääknähuga ja otse loomulikult see bussijuht ei tööta sellest päevast saati Lux Express Grupis enam. Aga ma mõistan ka seda, et meie reisijatele ja ühiskonnale ei piisa sellest, et Ingmar Roos ütleb, et ma magan hästi. Ja nüüd on vaja see tasakaalupunkt leida, et kuidas seda kontrolli teha, just see proportsionaalsuse küsimus, et ühtpidi võiks ju eeldada, et kõikide regulaarne kontrollimine oleks lahendus, mille puhul võiks siis tunda, et niimoodi see lihtsalt käib ja et kedagi otseselt ei kahtlustata, aga kas see on ka nagu proportsionaalne, sest mida intensiivsemalt sa seda kontrolli teed, siis seal taustal peaks olema siis ka ju riskitase kõrgem. Et ega ma tegelikult ei tea, meie teeme pisteliselt ja no eks me siis nüüd üritamegi siin paremini aru saada, et mida siis tööandja peaks tegema. Ma ei ole küll võib-olla positsioonis, et anda moratooriumit, et siin ei AKI ega Tööinspektsioon ei võta sinu jagatud infot kaasa ja ei alusta a la järelevalvemenetlust, aga ma loodan siiski nagu heale tahtele, et saame avatult arutada. Aga kuna siin käis korra läbi see, et see kehtiv õigusruum on nii ja naa, et ühelt poolt tööandja on kohustatud joobes töötaja töölt kõrvaldama, aga samas andmekaitseline pool, et kuidas teda saab teha, mismoodi on ikkagi selline ebaselge ja ei ole õiguslikult üheselt lahendatud, siis ma vaatan ja puurin siin pilguga Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi poole, et Eeva, teie käes on see pliiats, millega peaks siis need seadused korda kirjutama. Et teatud eelnõu on juba ka valmis saanud, et saad sa palun meile siis rääkida, mis meid siis tööandjaid, ettevõtteid hakkab ees ootama? Jaa, nagu siit juba enne läbi käis, et siis tegelikult täna meil töötervise tööohutuse seaduses selgelt õiguslikku alust ei ole, et tööandja saaks töötaja joovet kontrollida, aga tal on õigus siis joobes töötaja töölt kõrvaldada, sest see on ohuks nii teistele töötajatele kui ka selle joobes töötajaga võib juhtuda õnnetus. Ja teistpidi tegelikult seadus ütleb ka, et töötajal on keelatud töökeskkonda tulla joobes olekus. Aga jah, me proovime siis nüüd luua selle selge õigusraamistiku, et oleks üheselt selge nii tööandjatele kui ka töötajatele, et põhjendatud kahtluse korral tööandjal on siis õigus töötaja joovet kontrollida või siis sellistes olukordades, kus tegemist on väga kõrge riskiga töökeskkonnaga. Siin käis läbi bussijuhtide teema, aga näiteks ka tööstused, ehitused, kus töötajad töötavad väga ohtlike seadmetega või ma ei tea, kemikaalitööstus, kus on plahvatusohud või mingisugused sellised töökeskkonnad, kus on tingimata vajalik tööandjal eelnevalt veenduda, et töötaja, kes töökeskkonda siseneb, et tema ei ole joobes. Et sellistel juhtudel siis oleks tööandjal ka seadusest tulenev õiguslik alus joovet kontrollida. Mida me tahame seaduses ka öelda, on see, et tööandja peab oma ettevõtte siseselt siis läbi mõtlema joobe tuvastamise korra. See peab olema detailselt paika pandud, miks mõõdetakse, kuidas mõõdetakse, millega mõõdetakse, millised on tagajärjed, et mis saab töötaja jaoks siis, kui tuvastatakse positiivne proov nii-öelda. Et kuidas andmeid töödeldakse, nagu oli juttu, et tegemist on terviseandmetega, kuidas on tagatud andmete kaitse, kuidas on tagatud andmete säilitamine. Et selle peaks siis tööandja oma ettevõtte siseselt paika panema, töötajatele tutvustama, et töötajad oleksid eelnevalt juba teavitatud, enne kui tööandja üleüldse hakkab nende joovet tuvastama. Ja mis ajast siis võiks oodata sellist muudatust, millal see kehtima hakkab? Jah, meil on eelnõu on koostatud ja see on praegu teisel avalikul kooskõlastusringil ja me loodame eelnõuga jõuda siis valitsusse nüüd teises kvartalis ja siis edasi liigub eelnõu Riigikokku ja siis juba sõltub see, kui kiiresti siis Riigikogu eelnõu menetleb, et minu pakkumine on sügis või siis järgmise aasta algus võiks see olla, kus tööandjad peavad siis uute nõuetega arvestama.
no võtame siis selle lähtekoha, et järgmise aasta algusest igal juhul võiksid olla uued reeglid paigas, seadus muudetud nii, et tööandjatel tekib siis selline korrektne alus, kuidas saaks joovet kontrollida. Aga lähme nagu praktiliseks, lähme siis sinna ettevõtte ja tööandja tasandile ja mõtleme, et mida siis selleks 1. jaanuariks, kui nüüd selleks ajaks see tuleb, et mida siis peab üks tööandja tegema. Siin kõlas läbi sinu suu läbi see, et tuleks paika saada joobe tuvastamise kord. Ma saan aru, et siis näiteks töö sisekorra eeskirjas või ükskõik sisekorras tuleks siis midagi paika panna. No, ma üritan siis nagu ise ja Ingmar saab nagu siin ka mõelda, et me oleme nüüd need ettevõtjad, kes peaks siis selle harjutuse läbi tegema. Vaatan nüüd pigem siin siis riigi esindajate poole, et mida siis sinna päriselt oleks vaja kirja panna või mida peaks siis läbi mõtlema? Kes tahab otsa lahti teha? No, Alusta. Jaana. Olgu. Ma siis võib-olla ma nagu selle käigus natuke ka peegeldan seda, mida Ingmar siin ennem ütles, et algab ju kogu see protsess riski hindamisest, algab sellest, et sa kaardistad endale ära, et mis töökohad sul on, millised nendest võib-olla siis omavad sellist suuremat ohtu ja mõtled siis läbi, et milliste töökohtade puhul sa ei piisa sellest, et kui inimene tuleb hommikul tööle ja on ilmselgelt joobe tunnustega, et siis ma võtan midagi ette, aga kus sa peaksid ka tegelema võib-olla selle ennetuse poolega. Ja siis sealt edasi sa peadki hindama, et mis on siis see kõige parem viis selle tegemiseks. Ja kui ma siit kuulen, siis te olete ju sellega tegelenud. Ja see vastus võib olla täiesti erinev, sõltuvalt siis sellest, millest me räägime. Ja loomulikult siin korra käis läbi see, et lauskontroll kõigile, see ei ole kindlasti proportsionaalne, eriti arvestades sellega, et on ikkagi vahe, kas me räägime raamatupidajast või bussijuhist, eks ole, et see on täpselt sama riski hindamise küsimus. Nüüd liikudes sealt edasi, kui on siis selge, et kes, mis töötajagrupid ja milline see metoodika on, siis edasi, kui ma vaatan nüüd seda andmekaitse poolt, siis tuleb endale ära kirjeldada, mis andmeid kogutakse, kaua neid hoitakse. Hea komme on teha siis sisemised võib-olla väiksed andmekaitse tingimused oma inimestele, et kui uus inimene tuleb tööle, et ta saabki lugeda, et meil tehakse sellist pistelist kontrolli, selle käigus tehakse sellist asja, andmed hoitakse nii kaua, vaidlustada saan nii, ma ei tea, kordusproovi saan niimoodi taotleda ja nii edasi. Ja see peaks olema ka võimalikult lihtsas keeles ja olema siis ka inimestele kättesaadav. Et ma siin kohal tõmbaks hetkel siis joone alla. Aini, tahad sa Tööinspektsiooni võivad midagi juurde kirjutada, et nende esimene nimekiri asjadest, mida kõik Ingmar peab kirja panema hakkama sai Jaana poolt välja toodud, mida sa sinna juurde veel loetled? Siin juurde tooksime selle, et vastavalt siis töötervishoiu ohutusseadusele paragrahv 14 lõige 2 ju ütlebki seda, et me võime teha seadusest ju karmimaid reegleid enda asutuses. Ehk siis teedki selle enda täiesti õige, nagu Jaana ütleski, et teed reeglistiku, et teed töökorra, et töökord on võib-olla sisekorra, kus sa paned täpselt kirja need, mida sa ootad, kas teil on nulltolerants, kui siin Jaana ütles, et sa teed grupid, sa võidki teha gruppidena, jaotada need inimesed ära, kes sul on, ja siis, et vastavalt sellele, et kas tal on nulltolerants, tal peab puhuma nädalas korra, nädalas see, ja see peab kindlasti tutvustama inimestele, et see on hästi oluline, et kõik, mis sa kirja paned, sa pead ise ka neid jälgima tööandjana, et kui juhtubki selline olukord, et töötaja tuleb joobes, sa oled selle kirja pannud, et sa nüüd ise, mis sa kõik sinna kirja oled pannud oma korda, et sa neid ka järgiksid, mitte see, et panen kirja, aga ei järgi neid. Et kindlasti kõik kirja panna, tutvustada ja tutvustamine, et siin on see küsimus, aga kui töötaja ei pane altkirja alla, no ta ei pane, aga sina oled seda tutvustanud, sina tutvustad seda töötajale. Ma soovitan siin kindlasti seda, et kui ta esimene kord ei pane altkirja alla, siis sa saadad talle näiteks e-postiga, et vaatasin, et sa pole alla pannud altkirja, tulen su juurde, teen kõike seda ja kui ikkagi ei pane, et see ei tähenda seda, et kui ta ei pane nendele töökordadele altkirja alla, et siis temal ei kehti need, et loomulikult kehtivad ka talle need edaspidi ka. Et jah, et see on kõige olulisem, et töötaja teaks, mis teda ees ootab,
mis tal seal on, mis tema andmetega tehakse, tal peab olema kogu see läbipaistvus peab tal olema ja samamoodi ka siis tööandja peab läbi mõtlema, et täpselt see, mis ma kirja panin, ma suudan seda ka tagada ja suudan ka teha sedasi. Ma ei saa jätta küsimata, Ingmar, sinu käest seda, et kui sa seda nüüd kuulad ja mõtled selle peale, mida ka Eva välja tõi, et mida sa pead 1. jaanuariks tegema, kas see ei kõla nagu nii-öelda järjekordne bürokraatia, mida riik sinult kui ettevõtjalt ootab, et sa teeksid midagi kuskile korda ja kirja paneksid? No kõlab küll, aga õnneks mulle väga palju mõtteid pähe ei mahu, et mul neid bürokraatlikke asju on järjekorras nii palju ees, et ma väga palju veel ei muretse. Aga ma ühes sõnasabast võtaks küll kinni, et see seaduseelnõu, mis väljatöötamisel on, et mul soovitas nagu see, et pakendage see sellisena, et mis on need mitte nagu rõhk sellele, mis on tööandja kohustused, vaid pigem on nagu see, et mis tööandja võimalused tekivad seal juures. Sest tegelikult on see joobe kontrollimis kogu see nii-öelda kogu see protseduurika ja kõik, mis kaasneb, et äriettevõtted tahavad tegeleda oma põhivaldkonnaga ja ükski ettevõte tegelikult, ükski mõistlik ettevõte, kus ma nagu loodan, et ma täna või tulevikus tegutsen, tegelikult ei taha lihtsalt töötajate nii-öelda kiusamise pärast mingisuguseid veidraid kordasid ellu viia, et ettevõtja vaatab sellele, et ta tahaks selle asja teha minimaalselt, tõhusalt, efektiivselt ära. Aga nüüd, nagu mis ma nagu ühe ohukohana näen, on see, et ega vist me nagu keegi siin ruumis väga täpselt veel tegelikult aru ei saa, mis täpselt see seaduse niisugune rakendamis ja niisugune praktiline, milline üks hea kord välja näeb. Nõustage ka tööandjaid, vähemalt suuremaid, pakkuge välja mingid näidiskorrad, asjad. See on küll valdkond, mida ma nagu ettevõtjana nii mitmeski valdkonnas tunnen, et AKI võõrustab meid siin täna, eks ole, et siis ei tahaks nagu kriitiline olla, aga AKI valdkonnas hästi palju niisuguseid asju, et on nõutud, et peavad asjad toimuma korra järgi, aga kus ma saan nagu hinnangu, et kas see kord on nagu ma ei taha teha mingisugust korda, mis on ebamõistlik ja millega mul hiljem nagu probleeme on. Ma tegelikult tahaks nagu kuskilt nagu mingit küsida ette, et nägin nüüd vaeva, tegin korra, et mulle nõu antakse. Sest vastasel juhul ma nagu võiks ju teha ka korra selle, et nagu kord on 2 lehekülge, et teeme nii, nagu tegevjuht ütleb. Ja kord on olemas. Et äkki läheb õnneks, sest praeguses olukorras need nii-öelda kordade valideerimised toimivad siis, kui keegi kaebama hakkab ja siis hakkab järelevalvemenetlus. Ja siis mul tekibki küsimus, et kuidas te järelevalvet oskate teha, aga mulle eelnevalt nõu ei taha anda. Nojah, ma mõtlen ka, et ma küsisin siin, et kas on järjekordne bürokraatia, aga et kui ma tahangi olla see hoolas korralik ettevõte ja teha nii, et mul endal oleksid riskid maandatud ja et ma ka töötajad teaksid konkreetse juhtumi puhul siis, et kuidas, millal, mismoodi võidakse joovet kontrollida, siis mõeldes nagu väikeettevõtetele, neid nõudeid on väga palju, mida tuleb täita, et kuidas ma lihtsalt oskan seda teha ja võttes siit Ingmari sellest mõttest kinni, kas ma ei tea, Tööinspektsioon, AKI, kas te tulete nende ka appi, kas te pakute välja mingisuguseid kas või nende näidiseid või juhiseid, nõustate, kuidas te kommenteerite? Mina ütleksin siin kohe ära, et meil on konsulteerimisteenus, et saab täitsa kutsuda enda juurde ju konsultandid. Nad ei tee teie eest neid kordasid valmis, loomulikult mitte, sest teie teate kõige rohkem, mis teie asutuses toimub, mis teie ettevõttes toimub, aga nad siiski konsulteerivad ja näitavad ja sellest suhtes ma teen väikse reklaami ka, et kui sa kutsud konsultandi enda juurde, siis aasta jooksul ju siin järelevalvest ei tulda. Ongi nii või? Ongi nii, jah. Et selles suhtes soovitan tõesti meie konsultandi teenust, et meil on 3 suurepärast konsultanti, et üks vaimse tervise oma ja teised on töökeskkond. Ja nad tulevad, vaatavad, aitavad teid, et nad ei tee valmis, ärge lootke, et valmis teevad, aga nad ikkagesti konsulteerivad teid väga. Et selles suhtes, kui nüüd see uus tuleb ka, et see seadus võetakse vastu, siis kindlasti tuleb ka meie poolt mingisuguseid uusi suuniseid ja uusi näiteid, aga seda, et me valmis teeksime, seda me nagu ei tee. Aga mina olen isiklikult näinud siis
päris mitu ettevõtet, kellel on siis olemas see kord, et kuidas nad joovet kontrollivad ja see on ainult üks lehekülg. Et see nagu väga suurt niisugust halduskoormust ei tõsta, bürokraatiat ei tee, et seal ongi, mida me teeme, millistes olukordades ja noh, ma millegipärast arvan, et teil on tegelikult see täna ka midagi juba olemas, et seda on lihtsalt vaja täiendada ja võib-olla paremaks teha natukene, aga suures osas on valmis, aga jah, et kutsuge endale konsultant. Ma korra segaks selles mõttes, et võtaks jõuga üle. Et te ütlesite, et te kordasite tee, aga mul on vastuettepanek, tehke ikka. Ei tee! Selles mõttes, vaadake see, Lux Express saab iseenesest nagu hakkama, et ega ju ühe lehekülje kirjutamine ei olegi nagu suur väljakutse, et ma oskan ühe lehekülje jagu sõnu ritta seada üsna kiiresti, aga et olla veendunud, et see läheb nagu seaduse mõttega kokku ja et on proportsionaalne ja on nagu üldjoontes nagu okei. No ka sellega tuleb nagu Lux Express toime oma nagu suurust arvestades. Aga mingi Tigu ja Kägu OÜ, et ka nemad tahavad asju korralikult nagu teha, et kui ühe lehekülge kirjutamine väga keeruline ei ole, kui ma ettevõtet asutan, siis kui ma ei suuda põhikirja välja mõelda, siis ma saan nagu rikkis selle põhikirja näidis alla tõmmata. Ja see on nagu ühiskondlikult nii oluline teema, et niisuguse ühe lehekülje võiksite siis, et kui see pole Tigu ja Kägu OÜ-le, härra Kägule keeruline, et äkki siis Tööinspektsioon võiks ikkagi ka selle mingisuguse korra välja pakkuda, et oleks mingi hea mustand. No ma võtan selle mõtte koju kaasa, aga ma ei luba midagi, et ma ise seda korda ei tee, aga selles mõttes muidugi, et me oleme ju tööandjatele ja töötajatele kõigile loodud, et loomulikult me proovime teha endast parima. Jaana, kuidas on, kas juba kirjutad praegu selle ühe lehekülje seal valmis või tuleb teil hiljem? Jah, ei, lihtsalt nii palju mõtteid, ma tegin endale väiksed märkmed, sest muidu mul lähevad kõik asjad nagu meelest ära. Ma nüüd mõtlen, kust ma alustan. Alustame siis sellest nõustamise poolest, et ja tõepoolest AKI samamoodi tegelikult nõustab ettevõtjaid, kes meie poole pöörduvad. Ma nüüd ei julge lubada, et kuidas selle järelevalvega on, et mul seda pädevust ei ole, et siis mõnda aega järelevalvet ei tehta, siis ma pean Pille otsa vaatama, et kuidas me sellega lood on. Aga jällegi täpselt sama asi, et jah, me nõustame, me võime anda nõu, millest ka Pille ju tegelikult siin korra hommikul rääkis, aga meie ikkagi andmetöötleja poolt siis neid isikuandmete töötlemise tingimusi, mida nad siis saavad oma töötajatele tutvustada, valmis ei tee. Mis võib-olla natukene selliste universaalsete kordade probleem ka on ju see, et me räägime väga erinevatest ettevõtjatest ja väga erinevatest vajadustest. Et siin ei pruugi olla ka võimalik tegelikult niisugust väga selget ja ühest suunist anda ja mingit sellist AKI poolt heaks kiidetud templit me ka panna ei saa, sest jällegi me oleme ka teiselt poolt järelevalveasutus. Et see on natuke selles mõttes keeruline. Nüüd küll, aga kui me mõtleme selle peale, võib-olla mida on võimalik teha, on checklistid ja tegelikult AKI kodulehel on ka päris palju informatsiooni, sest me läheme tegelikult baasandmekaitse küsimuste juurde ja AKI kodulehel on ka päris palju informatsiooni, et milliseid asju peaks silmas pidama ja võib-olla mingis sellise checklisti kokkupanek on teoreetiliselt võimalik. Aga ma ka ei anna lubadusi. Aga mis puudutab, et kui te olete nüüd selle siis näiteks andmekaitse tingimuste osas mingi korra valmis teinud, üks väga hea test on see, et andke lugeda oma töötajatele. Näiteks üks test, et inimene peab aru saama. Et andke lugeda ja kui inimene saab aru, siis on juba üks linnukene vast kirjas siis eelduselt, see sisaldab siis kõike seda, mida te ka päriselt andmetöötluses teete. Ja ma arvan, et ma annan kohe Eevale ka sõna üle, aga lihtsalt korra kommentaariks, et ühelt poolt, kui riik ei anna mingeid juhiseid või checkliste või ka näidiseid ette, ega siis ka ettevõtjana ma otsin seda optimeerimise kohta ja kui mul ongi selle osaühingus on 2 inimest, võib-olla 3, siis mu järgmine samm on see, et ma kirjutan sinna kas ChatGPT-le, Claude'i või mõne teise keelemudeli ja palun, et kirjuta mulle see valmis. Et ka see risk on, et see ei pruugi anda lihtsalt paremat tulemust, aga Eeva, kuidas sa kommenteerid seda? Ja ma tahtsin ka nagu öelda, et me võib-olla sellist universaalselt kõigile sobivat blanketti me ei saa välja töötada, sellepärast, et see tegelikult peaks lähtuma ettevõtte enda vajadustest ja spetsiifikast ja põhinema riskide analüüsil. Aga mida me saame teha? Me saame
anda ette need põhimõtted, millest tööandja peaks lähtuma ja mis need põhilised teemad on, mida tööandja peaks läbi mõtlema, mis käisid tegelikult ka eelnevalt läbi, et kuidas mõõdetakse, millal mõõdetakse, millised on töötaja õigused tulemuste vaidlustamiseks ja nii edasi. Et sellised nii-öelda checkliste me kindlasti saame teha ja Tööinspektsioonil on ju väga mugav tööeluportaal ka, mis koondab kogu tööõiguse ja tööohutuse alase info tööandja jaoks kokku, et sinna nii-öelda neid korduma kippuvaid küsimusi ja selliseid checkliste me saame toota küll. Et ma olen täiesti nõus, et kui me mingi uue regulatsiooni teeme, siis me peame tegelikult andma tööandjale ka suuniseid, kuidas neid rakendada praktikasse. Aga ma usun, et me siin saame ühiselt nagu pead kokku panna ja mingid selliseid juhiseid ikkagi anda. Aga võtame nüüd siis konkreetsemalt selle sama, mis sa ise ütlesid, et kuidas ja millal. Ühelt poolt, kui me mõtleme küsimusele kuidas, siis tehnoloogia areneb väga kiiresti, tuleb juurde aina uusi võimalusi. See, et meil on alkomeetrid või alkolukud, on täiesti tavapärane, aga kas või ka siin eelnevalt räägiti kaameratest, kaamerate võimekused suurenevad, kasutavad tehisaru, tuvastavad, kui palju sa seal silmi pilgutad, kas sa hakkad uniseks jääma, võib-olla praegu ei ole veel nii efektiivsed selleks, et tuvastada ära, et kas sa oled joobes või mitte, aga mingi hetke muutuvad ka nad tõhusamaks, kuni selleni välja, et on ka erinevaid nii-öelda käevõrusid, mida on võimalik kogu aeg kanda, mis mõõdavad sulle, et kas sul on ikkagi nii-öelda nahast eristab alkoholi või mitte, et need võimalused on kindlasti laiad ja muudkui laienevad. Et kui mul ettevõtjana on see võimekus rahaliselt, siis võib mul olla kõige mugavam lahendus see, et ma võtan kasutusele moodsad tehnoloogilised võimalused ja panen kõik selle nii-öelda kontrolli alla. Me räägime siin andmekaitsest, siin olid enne ilusad põhimõtted, minimaalsus, eesmärgipärasus, kuidas siis sellega kõigega on? Kas Ingmar võiks järgmiseks panna need kaamerad bussijuhtidele sinna ette ära, tuvastavad kõik lisaks alkolukud, midagi kindlasti veel, et siis on varsti 100% kindlus olemas? Ma arvan, et see peaks põhinema jällegi tööandja riskianalüüsil, et kindlasti me ei saaks nagu lubada seda, et töökeskkondades, kus on väga madalad riskid, näiteks kontorikeskkonnad, et on lauskontroll, et see ei ole proportsionaalne, see ei ole põhjendatud. Bussijuhtide puhul võiks võib-olla kaaluda, et äkki seal on põhjendatud, sellepärast et see bussijuht vastutab tegelikult suure hulga inimeste elu ja tervise eest. Et jällegi ma ütleks, et tööandja peab esmalt ära tegema selle riskianalüüsi ja hindama siis nii-öelda seda joobes töötaja riski teiste elu ja tervisele. Ja kui risk on kõrge, siis võiks kaaluda nii-öelda automaatkontroll. Ma saan aru, et Ingmar, teie olete ju hinnanud oma riske ja leidnud, et selline lauskontroll ei ole vajalik, kuigi on selline nii-öelda, nagu ka ise ütlesid, kõrgendatud ohuallikas, transport ja nii edasi. No jah, praegu on nagu see lähtub sellest, et see kontrolli intensiivsus ja toiming peab nagu ka proportsionaalne olema, et võib-olla selle uue seaduse valguses avaneb nagu võimalus. Tegelikult kõik need nagu kontrollid, argem ausalt, et on natuke seotud ka sellise, nagu, et mis ühiskonnas on nagu, teatud aja jooksul normaalseks viidud. Ma ise mõtlesin selle poole pealt, et nagu, kui me nagu kuuleksime mingisugusest olukorrast, et ma ei tea, mingisugune Eesti supermarketi kett kõiki kassapidajaid päeva lõpus, ma ei tea, strip search ib, et nad raha pole kaasa võtnud, eks ole, see kõlaks uskumatuna, nagu mis toimub, eks ole. Aga alkoholijoobe kontrollimine selles osas on nagu natuke teine asi ja see on nagu ühiskondlikult vastuvõetav teema ka, aga mis ma korraks selle kordada või niisuguse soovituste juurde tulen tagasi, et minu arust see nagu väldiks seda, et võib-olla mõni eriti niisugune püüdlik tööandja muidu hakkab nagu mõtlema välja mingisuguseid nagu kas siis rumalusest või liigsest püüdlikkusest mingisuguseid kordasid, mis hakkavad nagu piire päriselt nagu kompama. Et veel kord, proovige anda nagu mingisugust näidist või soovitust. Näiteks mille peale ma nagu mõtlen see, et ma ei tea, minu ajukuju järgi nagu inimesele nagu koju ilmumine hommikul, et tema kodus seda teha, et peaks olema loogika ilmselt see, et see kontroll peab toimuma töökohas. Muidu mingi eriti püüdlik transpordiettevõte võib välja mõelda see, et 2 tundi enne ja kell 5 hommikul on Kalle ukse taga ja ütleb, et nüüd läheb puhumiseks. Tehnoloogilised lahendused, aga mis me peame tehnoloogiliselt, nagu tegelikult ei ole risk see, et me lähme nagu midagi edasi ja paneme mingeid võrusid bussijuhtidele kaela,
võib-olla mõni ettevõte on just nagu usaldab vanasid meetodeid ja ütleb, et meditsiiniliselt tunnustatud viisil alkokontroll, see tähendab seda, et hakkab inimestele nagu vereproove võtma, eks ole. Et mingi raamistikud võiks nagu selles osas ikkagi nagu ette panna. Sama teema see, et mis mõttes, et ma pean tegema määratlema, millised need töökohad on. Arusaadav, eks ole, ettevõtted võivad, neil on vabadus oma töökohta siis ka nimetada, eks ole, mõni nimetab seal personalispetsialistiks, mõni nimetab personalivõluriks, eks. Aga võib-olla võiksid mingid raamid olla, et töökohtadel, kus ma ei tea, mingi reaktsiooni kiirusest sõltub ohutustase, siis selles mõttes on nagu selge, et bussijuhid, ma ei tea, garaažimehaanikud, kes võivad kanalisse kukkuda või lihtsalt nagu midagi nagu suurte masinatega opereerivad, et need on nagu safe sinna alla liigutada ja võib-olla turundustöötaja võib-olla nagu ongi performib paremini, kui ta väikse nagu joobega on, et selles mõttes ma arvan, et need näidised annaksid lihtsalt selles mõttes seda raamistikku, et ettevõtjad, kes ma rõhutan veel, tegelikult ei nagu selle teemaga tegelemine kõlab hästi robustselt, aga see ei teeni tulu. See on selles mõttes nagu loomulikult vajadus, ühiskondlik vajadus, aga nad tegelikult tahavad minimal effortit sinna panna ja sellepärast võiks nagu see seaduse väljatöötamine kuni selle praktilise rakendamiseni olla tehtud selline kõige vähesema hõõrdumisega, et sa saad üsna mõistliku korra oma ettevõttes teha valmis. Ja võib-olla tõesti siis ei olegi vaja seda, et nõustamisteenus, kus Eesti 10 000 ettevõtted tulevad aki ukse peale koputama, et ma kirjutasin valmis, kas on okei, mis hinde saan, eks ole, aga proovige seda raamistikku selliselt nagu panna, et see oleks praktiliselt rakendatav ka ja sellest ei saaks sündida mingisuguseid rumalusi. No siit on taaskord väga selge ootus siis nii Tööinspektsiooni kui AKI suunas. Siinkohal lisan omalt poolt veel juurde seda, et kui me räägime tõesti, ma tea, kraanajuhid, bussijuhud, see tundub kõik väga selge, loogiline või ka teatud valdkonnas klienditeeninduses, aga tegelikult need nõuded kehtivad ju kõigile. Et ka kontorikeskkonnas tuleks läbi mõelda, et juhul kui peaks tekkima vajadus teha joobekontrolli, kuidas tööandja seda teeb, kas töötajad on sellest teadlikud. Vaatan ka siin, meil on siin klassikalised kontoritöö esindajad praegu, muulgas järeleasutused, kuidas teil endal on, et kas teil on, või vaatan ka Pille poole, et kas teil on endal näiteks need sisekorjad asjad paigas, et kuidas teil siis see joobekontroll vajaduse korral käib, on teil töötajaid teavitatud? Jaana, kas sa tead? Ma tean seda, et joobes tasub jääda kodukontorisse, aga jah, ma möönan... Siis on teil kord paigas, ma saan aru. Ja ma möönan, et kui ma nüüd lasen korra silmade eest läbi meie sisekorra, et see ei olnud tõenäoliselt punkt, mis mul oleks meelde jäänud, et see ei ole kuidagi miski, mis on väga eesliinil. Okay. Jah, siin Marko tuli... Et on hea, kui need küsimused tulevad, paneeli juht näeb neid ja siis saate tasapisi nendel ka vastata, muidu meil pärast jääb aja häda ja küsimused ei saa vastused, need võib siia rahulikult sisse panna. Jah, tegelikult Marko tuli rääkima, kuidas neil töö juures selle kompetentsiga on. Seni ei ole kontrollitud või? Aga jah, ma möönan, et hetkel meil ei ole ka kontoris vähemalt minu kogemuse järgi olnud ka sellist ühtegi juhust, kus oleks neid küsimusi tekkinud. Aga samamoodi saan provotseerivalt küsida, et kas Tööinspektsioonis endal on reeglid paigas, et kuidas siis joobekontroll käib ja on sind teavitatud? Ma siin vaatan, esimene ütleb kohe, ei ole jah, tegelikult niimoodi päris konkreetselt meil seda paigas ei ole, aga meil on olnud kunagi olukord, ma võin sellest rääkida, sest see on olnud 10-15 aastat tagasi, oli meil kontoris, ma tõesti mäleta, aga tuli ka inimene ja ta ka käitus teistmoodi, kui ta tavapäraselt käitub, et saime aru, et midagi on kahtlast, meil siis alkomeetrit ei olnud, sel hetkel seda me ei kasutanud, aga muidu siis nii-öelda väliste vaatluste puhul tuvastasime ära, et midagi on temas ikkagi kahtlast ja me saatsime ta koju. Et töösuhet me loomulikult ei lõpetanud, et lihtsalt saatsime koju ja siis inimene pärast saatis, koha peal ta ka rääkis, aga siis hiljem ta ütles, et ravimite mõjust oli see, et nii oli, meil on selline olukord, aga jah, alkomeetrit meil kuskil taskus kuskil ei ole. Kui ma nüüd mõtlen, siis personalipartneril äkki isegi on.
ühesõnaga, mulle tundub, et kodutööd on siin nagu kõigile, et me siin Jaa, räägime, et need mida olekski- Ingmar peaks seal tegema Lux Expressis ja siin nagu teised niisugused usual suspects, aga see seadus kehtib ju kõigile, meil kõigil peaks olema siis nii-öelda paigas need reeglid, see töötajatel peaks olema arusaadav, kuidas see toimib ja nii edasi, nii et siis siit võtab teised ka selle kodutöö endale kaasa. Õnneks 1. jaanuarini on aega, nii et siis see praegu natuke vabandab. Aga siin mõned küsimused on ka tulnud, ma pikin kohe siit ühe vahele, et kui siin transpordisektorist juttu meil ka on olnud, et kui transpordisektori töötaja ilmub tööle lõhnad juures, kuidas on siis tööandjal korrektne käituda? Mainiti, et kontrollida tuleks tervishoiuasutuses, aga kes katab kulud? Minu teada, kas seal kohtulahend ei olnud, et töötaja ise katab oma kulud ja kui hiljem tuleb välja, et ta ikkagi ei olnud joobes, siis tööandja maksab need kinni. Aga nüüd ma ei olegi kindel, kas see oli töövaidluslahendus või mis see oli. Aga kui see töötaja ei ole nõus? Vot, see on ka võimalus ja ta võibki öelda, et ta ei ole nõus, et ta ei taha alkomeetrisse, ta ei taha meditsiinilist kontrolli, siis see ongi võimalik ja nüüd peab siis tööandja tegema akti, tegema siis lihtsalt vabas vormis akti, et mis olid need välised tunnused, miks ta arvas, et inimene on joobes seisundis, mis iganes teises seisundis, et mis ta nii häirub tema käitumises tavapärasest. Et siis ta peab selle kirjalikult kirja panema sinna enda allkirja alla, tutvustama seda ka inimesele, et no näed, sa siin oled natuke erinevalt ja siis ka tegelikult peaks olema ka tunnistajad, aga nüüd on see, et niimoodi sa ei lähe, et Kati ja Mati, tulge siia ja öelge, et kas ta on teistsugune kui tavapäraselt, et seda teha ei tohi, on ju. Et siis on nii, et tööandja paneb ise sinna oma allkirja alla ja ütleb, et nii oli. Et ta oli ikkagi käitus teistmoodi kui tavapäraselt. See on piisav. See on piisav. Ja selles suhtes, et kui ta läheb nüüd, see on piisav ja see on Riigikohtu lahendis ka ja töövaidluskomisjon on ka seda kasutanud, et see on piisav. Ja siis, aga loomulikult on see kogumis ka, et kõik tõendid, et mida rohkem sul tõendid on tööandjana, seda parem sul on. Et sa teaksid jah, et sul oleks see olemas, sul on olemas see kord, mis sa tegid, kord jällegist, et sa käitusid õigesti, jah. Ja see on piisav. Kuidas teie olete endal lahendanud selle, et kuna siin transpordisektori küsimus oli, et põhimõtteliselt saad ka ju enda praktika pinnalt kommenteerida? Ma arvan, et transpordisektoris on nagu see niisugune eelise privileeg, et kuna see joobe teema on ka liiklusseadusest läbi kirjutatud, siis meil ei ole nende kontrolltoimingutel olnud kunagi selliseid olukordasid, kus keegi hakkab sellele vastu põtkima nii-öelda. Et ma arvan, et see on natukene nagu valdkonnast tulenevalt natukene niisugusest ettevõtte üldisest töökultuurist, et meil on, üritan ümbritseda ennast normaalsete inimestega ja võib-olla õige natukene ka sellest, et õige natuke sellest, et keegi lihtsalt ei tea, et see võib, aga tegelikult nagu Anni, sorry, aga ma tegelikult ei usu, et see ainult tööandja poolt kirjutatud, käitus tõesti väga võimalik kirjutada nagu hea pika seletuskirja, ainult sinu allkiri. Ei see, jah. Et see võib läbi minna juhul, kui teine, see töötaja... Nõus on sellega. Aga paraku tegelikult, nagu ma näen küll nagu seda ohukohta, et eriti kui sul on väike ettevõte, tuleb kohale, ütleme, ma ei tea, 2 mehe nagu mingisugune, ma ei tea, plaatimisbrigaad. Ja siis üks nendest ilmub kohale selliselt, et saad aru, et asi ei ole õige. Aga teine tema baarimees, junior baarimees, tema nagu vastu ka nagu ei tunnista. Aga mis sa siis teed? Siis ainus variant ongi see, et saadad ta koju kainenema, maksad talle selle päeva eest raha ja põhimõtteliselt kunagi kõva häälega või isegi nagu öelda, et sa tegelikult ilmusid purjuspäega tööle. Et päris keeruline olukord. Ja selles mõttes ongi nagu see, miks ma veel kord ütlen, et see niisugune juhis, niisugune näidiskord, et kui ka mingisugune selle seaduse taustal oleks, sest ma võtaks selles mõttes sõnasabas kinni, et sa ütlesid, et kui sa töö sisekorra eeskirjad mingi punktid kirjutad või laienduse teed, et võtad töötajatelt allkirjad, aga kui keegi ei anna sinna allkirja alla, siis see ei muuda asja, et see talle kohaldub, et mis seal allkirja mõte siis nagu on, aga et kuidas ma nagu hiljem nagu tõendan, et ta oli nagu väga hästi teadlik, kutsud jälle nagu paned tuppa kinni pärast tunnistajate juuresolekul, et ma andsin talle dokumendi koos tööandja korraldusega see läbi lugeda ja tal oli piisavalt aega seda läbi lugeda, pidi seda läbi lugeda, peab olema teadlik. Ma saan aru, seda saab vormistada, eks ole, see kõik on nagu,
see kõik on nagu rõve bürokraatia, et sellepärast ma küsisin Anni käest nädal aega tagasi ka, et kas sellist nõustamisteenust ka saab, et kui ma midagi täiesti nagu mõistlikku töö sisekorra eeskirjadesse kirjutan ja tahan neid muuta, aga üks töötaja ei ole kindlasti nagu mitte millegagi nõus, et kas Tööinspektsioon annab ka nõu mulle, et kuidas sellest töötajast vabaneda? Ma hea meelega annan sulle repliigi võimaluse selle peale. No jah, selles mõttes, et anname ikka nõu ju, sa helistad meile, küsid, et mul on selline olukord, et mis ma nüüd tegema pean, et kas me nüüd täpselt sulle konkreetselt seda ütleme mitte, aga seadused me ikka sulle ette loeme, nagu, et seaduse paragrahve me ikka ütleme, et sul on võimalus selline, aga me ikkagi eeldame, et see ei ole ikka piisav põhjus, et lasta lahti inimene, aga see, et tõepoolest sellest ühest allkirjast ei piisa ja see võib olla küll, aga see töövaidluskomisjonis on ka, et töövaidluskomisjoni seadus paragrahv 46, ma olen jube paragrahvide inimene, siis et ütlebki, et see on tõendamiskohustus. Eks sa pead tõendama, sa pead kõik oma asju tõendama, et sina tööandjana tõendad seda, et mina tegin kõik omalt poolt, et ta paneks sellisele allkirja alla. Ja töötaja hakkab siis vastupidi tõendama, mina ei pannud sellepärast, et miks ma ei pannud ja siis mis see põhjendus on, miks ma ei pannud, jonnisin, ei tahtnud, oli ebamõistlik, see kõik, ta võib seda kõik öelda, aga sina tööandjana pead tegema seda, et mina tõendan seda, et kõik on korrektne, aga tema lihtsalt ei tahtnud panna siia allkirja alla. Sellest juhtumist tähendab, mul on nagu niisugune väike... Ma küll korra nüüd segan vahele, et ma saan aru, et teil tekib siin juba selline mõnus omavaheline dialoog, aga publikust on väga õigesti tähelepanu juhitud ka sellele, et me räägime siin joobest, siis me kuidagi automaatselt mõtleme, et me räägime alkoholist. Aga see võib olla ka ju näiteks narkojoove ja siin paar küsimust on ka täiesti selles suunas, et kuidas siis narkojoovet tuvastada. Et mida siin peaks siis tööandja tegema, kas on mingeid võimalusi kaasata ka politsei? On kellelgi need... See on väga keeruline, aga ma võin rääkida, et ühe töövaidluskomisjonis on jõustunud otsus, et seal oli ka, et oli narkojoobes, tööandja tuvastas selles mõttes ära, et ta käitub jälle kahtlaselt, aga kutsuti politsei välja. Politsei siis tegi selle narkotesti, ja seal, aga nüüd tuleb see keeruline asi, et ega see tööandja seda ju kätte ei saa, ega tööandja ei tea, mis seal oli. Ja nüüd oli vaidlus, et töövaidlus siis oligi, et tulid vaidlema, vaidlus ei käinud selle üle, et kas see narkotest oli vale või mitte, vaid vaidlus oli selle üle, et ta tegelikult ei tahtnudki tulemusi öelda tööandjale. Et kas ta oli siin narkojoobes või ei olnud, vaidlus käis selle üle. Ja nüüd, kui töövaidluskomisjon palus, et esitage meile tõendid, et teil on see politsei tehtud test, et töötajale, et teil on olemas see, et mis see testi tulemus on. Ei, politsei ei väljasta mulle seda. Eluliselt mitte usutav, sellepärast, et kõik, mis on sinu kohta käiv info, on ju, seda ikka riigiasutused annavad sulle. Ja ta ei esitanudki lõpuni seda tõendit. Et lõpuks oligi see, et tööandjal oli õigus ta lahti lasta, sest et ta ise ka ei tõendanud seda, et tal ei olnud tegelikult narkojoovet. Tegelikult ei ole lõpuks nagu vahet, et need võimalused on täpselt samad, kas see on sul see narkojoove või on alkoholijoove, võimalused on täpselt samad. Ühtne noogutus. Palju küsimusi on ka erinevate valdkondade kohta, et kuidas on ikkagi siis, kui on jõustruktuurides, kas seal on kuidagi rohkem lubatum, aktsepteeritum, kas kuidagi saab teistmoodi kontrollida, kui keegi kodukontoris veebikoosolekul tundub nii-öelda kahtlane, et kuidas seal kontrollida, kas seda saab ka kuidagi kõrvaldada. Et ühelt poolt siit koorubki seda välja, et me paneme sellele ettevõtjale, tööandjale kohustuse neid riske hinnata, aga kohe tekivad need küsimused, aga kuidas või mismoodi. No see paratamatult see nõustamise pool, mida ka Ingmar välja tõi, siin tekib. Et mida te vastaksite, kui on Teamsi koosolek ja tundub, et inimene ei ole adekvaatne, mis siis tööandja teeb seal teisel pool ekraani? Mina arvan, et räägid üks-ühele inimesega, et on ju sinu inimene selles mõttes, et tööandjana, et ütled, et kuule, et kui te olete üksinda, kui te olete seal juba mitvekesi, siis muidugi ära esita seda küsimust kohe, aga pärast, et siis saad ju küsida, et kuule, kas sul on ikka kõik hästi, ma ei tea, kuidas see küsimus võiks olla täpselt, aga ja siis kõrvaldada töölt selles mõttes, et kui ta on ikkagi väga kahtlane, aga näiteks meie ka siin võib täna higistame ja punastame, me ei ole joobes, et selle järgi sa ei saa nagu alati nagu öelda, et see peab ikka väga viitama sellele, et ta tõesti on väga teisiti käitu, kui ta muidu on. Aga jah, muidu sul on ju õigus tööandjana ta ju töölt kõrvaldada selleks päevaks ja teha talle ka hoiatus on loomulikult võimalus vastavalt töölepingu seadusele, et teha talle hoiatus ja siis saad juba edasi vaadata, mis sa temaga teed. Et kui see on korduv, siis sa saad ju lahti lasta, aga kui see on ühekordne, siis mina arvan küll, et räägid inimesega. Mina loodaksin nagu seda mõistlikkust mõlemalt poolelt, et oleks see.
aga ma viin selle küsimuse korra nüüd veel laiemaks, et me nüüd läksime ühtepidi hästi detaili ära, et mida tuleks teha, et mida tuleks ise korda panna, kelle poole pöörduda, kuidas on võimalik nii-öelda vaidlustada või hoida ära vaidlustamisi. Et mis selle asja nende eesmärk peaks olema või mida peaks üks korralik ettevõtja veel silmas pidama, et ühelt poolt ma võin ju teha sellist klassikalist riskihaldust, mõelda, et mul on nagu oluline, et ma teeniksin kasumit, et ma ei satuks kuskile uudiste esiküljele, et näiteks, et bussis oli purjus juht, seetõttu juhtus õnnetus, see on ka maine brändikahju, tahan ära hoida ka seda riski, et peaks minema kuskile töövaidluskomisjoni vaidlustama, et see on selline väga praktiline vaade. Aga nagu me räägime siin laiemalt võib-olla nagu andmekaitse vaatest, siis miks peaks üks ettevõtja ka selle joobekontrolli raames sellele mõtlema või kus need töötajad üldse selles valemis nagu jäävad? Ma ei tea, Eva või Jana või kes sooviks kommenteerida? Et kui me räägime andmekaitse vaatest, siis ma ikka jällegi tulen tagasi mingite märksõnade juurde, mis on siin minu meelest täna päris mitu korda kõlanud, et me alustame nagu sellest, et ükskõik, kes isikuandmeid töötleb, on see siis tööandja või kes iganes, tal on kohustus ja isegi kui me ei räägi eriliigilistest andmetest, see on väga üldine, tal on kohustus see andmetöötlus läbi hinnata, tal on kohustus hinnata riske, tal on kohustus selgitada, mida ja miks ta töötleb ja see kõik tegelikult ju viib meid lõpuks sinna, et see on läbipaistvuse küsimus ja läbipaistvus on see, mis tekitab usaldust. Ehk ka siin küsimus sellest töötaja ja tööandja suhtes on ju see, et oleks ka vastastikune usaldus, et kumbki pool siis ei kuritarvitaks oma õigusi ja see aitab ka tõenäoliselt mõningaid muresid võib-olla lahendada. Mul tegelikult tekkis veel üks mõte siin seoses sellega, et ka ettevõtjate poolelt, et võiks olla hästi turvaline, et keegi paneks selle templi peale, et nüüd on kõik hästi. Kui siia nüüd tuua paralleele, et siis ma hakkasin just mõtlema, et äkki siis Tööinspektsioon võiks pakkudagi personaliteenust ettevõtjatele ja Maksu- ja Tolliamet näiteks raamatupidamisteenust. Ja kõik oleks vastavalt kõikidele kordadele ja väga-väga turvaline, riske poleks. Ja ressurss tuleks Andmekaitse Inspektsioonilt, jah? Maksuameti peaaegu juba nagu liigub sinna poole. Aga jah, ja siin on üks asi veel võib-olla, mida siia juurde veel öelda, et lisaks nagu sellele akinõustamised, et tasub ka alati mõelda sellele, et võib-olla vahest on ka lihtsalt vaja mõnda juristi kaasata ja temalt siis natukene nõu küsida, millele minu meelest ka Pille siin viitas alguses, et ei pea endale palgale võtma, aga lihtsalt nõustamisteenust. Tahad sa Eva juurde kommenteerida, et mis see väärtus ettevõtjal või tööandjal on, et ta peaks selle küsimusega tegema võib-olla siis rohkem kultuuri kontekstis ka, et mitte ainult see, et mis riske ma konkreetselt endale ära maandan? Mulle tundub, et nagu tööandja vaates on kõige olulisem tee, et ta oleks need põhimõtted enne läbi mõelnud, et hilisemaid vaidlusi vältida. Et see on nii tööandja vaates kui ka töötaja vaates ja töötajale on ka oluline, et tööandja on nagu läbi mõelnud ka töötajate kaitse aspekti poole. Et see on ju mõlema poole huvides, et need hilisemaid vaidlusi vältida, et kõik oleksid ühel lainel, mida töökeskkonnas tehakse. Et see võib-olla on nagu see kõige olulisem nagu tööandja vaates, lisaks muidugi sellele, et ohutuse tagamine ja kõik muu, mis nagu läbi selle on tagatud. Ja nüüd ma vaatan, Ingmar, sinu otsa, mõtlen nüüd, kust me pihta hakkasime, kuhu me jõudnud oleme. Ma peaks võib-olla moderaatorina kokkuvõtte tegema, aga ma hoopis viskan selle palli sulle. Et mida sa siis nüüd selle tunni ajaga siit teada said, et mida sa pead nüüd tegema või on sul kõik hästi või mida sa pead ümber tegema? Ma üritan klaasi pooltäis näha, kuigi ta on täitsa tühi. Ma tegelikult tulen selle juurde tagasi, et mitte ainult see seaduseelnõu, mis nüüd seaduseks on formuleerumas, et tõesti nagu veel kord soovitus, et see tuleks nagu nii pakendada kui ka nii-öelda toolkitina võimaluseks ettevõtja jaoks teha see asi normaalselt lahendada ära. Kui sa ütlesid, et mis need motivaatorid on, siis lugesid ette ja mina seda nimekirja täiendada ei oska. Ma ütlen ettevõtja Lux Expressi vaates,
nagu motivaatorid väga selgelt. 1, vältida olukorda, et meie reisijate elu ja tervis ohtu satub. 2, vältida olukorda, kus kõik jäävad terveks, aga ikkagi avastatakse juhtumi, et me saame suurt maine kahju. Ja 3, vältida olukorda, kus me üritades 2 esimest riski minimiseerida, teeme mingisuguse protseduuri, mis on seadusega vastuolus ja keerame mingisuguse käki seaduse vaates kokku. Need on need 3 asja. Ja selle 2 esimese ja 3. vahel balanseerimine on see, kus ettevõte peab see seaduse rägastikust läbi tulema. Kuna mul see unikaalne võimalus siin on, siis ma veel kord ütlen, tõesti, ei ole mõistlik lasta igal Eesti ettevõttel kirjutada mingisugune kirjand valmis ja siis anda need kontrollimiseks. Aga see pool, kui oleks üks näidiskord, mis ütleb põhimõtteliselt seda, et kui te millegi mõistikuma peale ei tule, siis sellise korra järgi toimetades on suunis, et see on nagu okei, saate siit laieneda ühele ja teisele poole, teha mingisuguseid eripunkte vastavalt valdkonnale, aga soovitus on tõesti, et sest paraku ma ütlen nii, et puudutab lugeda, aga seadused alati ikkagi ei kuku välja nii head, nagu üks ettevõtte sisekord. Sellepärast oleks see seaduse rakendamise soovitusdokument super asi. Meil vist tegelikult kõigil Jaa. aga sellele vaatamata veel viimased kokkuvõtvad sõnad, et väga selge ootus teiselt poolt lava, et riik rohkem nostaks ja toetaks ettevõtjaid selles. Teisalt siis loodame võtta ära, et Riigikogu teeb oma töö ja üldse ikkagi see õiguslik selgus ka tekib, sest muidu on tööandjad aina rohkem selles olukorras, nad peavad seal kompama kuskil nende piiride peal ja loodame, et läheb siis eeter, ütleme, läheb elu paremaks, läkski elu paremaks. Elu läkski paremaks, nii et tuli tagasi. Okay, aga tegelikult aeg on täis vist ka. Aeg on tegelikult täis, siin oli veel küsimusi, aga kes tahab veel küsida sellel teemal, siis ega need inimesed siit kuskilt veel kuhugi ei lähe, tuleb lõunapaus ja on võimalik ka seal külje alla ennast nihverdada ja ära küsida oma küsimused. Ja kes ei saanud oma küsimusele vastutada, kes on siin, küsige siis inimeste käest ja teeme aplausi paneelis osalejatele. Aitäh teile!